Tere sõbrad, täna oleme siis jaamahoone juures, et esimene maja, mis mulle siin kõige rohkem meeldis, kui ma Jõhvi üldse tööle tulin, oli see sama maja. Kaugelt juba paistsid ilusad sambad ja mõtlesin, et väga äge oleks, et saaks selle majaga korda. Et tahaksime nüüd sel aastal selle asjaga edasi minna, et pikka aega on räägitud, aga loodame, et ka nüüd jõuame tegudeni lõpuks. Aitäh! Jõhvi raudteejaamaga on see lugu, et see on ühelt poolt väga ilus ajalooline hoone, üks ilusamaid meie vallas üldse, aga teiselt poolt on see sellises kehvas seisundis, et piinlik nii elanike ees kui ka meie külaliste ees, kes seda näevad. Ja hea meel, et nüüd on meil selle jaoks raha tulemas riigieelarvest, et kuskil 270 000 suunatakse selle raudteejaama korda tegemiseks. See on siis esimene etapp, kus tehakse välisfassaad ja katus tehakse korda. Ja mul on hea meel, et täna leppisime koalitsioonis kokku, et Jõhvi vald seda toetab ja raha siia suunatakse, mis oli mõeldud siis, mida võiks mõelda erinevate investeeringute jaoks. Ja topelt hea meel selle üle, et inimesed siis, kui see hoone tehakse korda, ei pea enam rongi ootama sellises välistingimustes, et nii talvel kui ka suvel, et vaid saavad mugavalt istuda näiteks ootesaalis, istuda kohvikus, käia ka vetsusvajadusel. Nii et see on kõik väga positiivne ja ma arvan, et see on jällegi järjekordne suur ja positiivne samm Jõhvi arengu suunas ja mul on hea meel, et seda kõike tehakse.